saalis Johann-Maria ja teil on mingi räägite niisama tähendab? Jah, minul on kõne. Kõne, väga hea. Seda vormi olegi meil olnud. Et noore inimese vaade siis looduse kultuuriväärtuste kaitsele ja hävitamisele sanatooriumipargi, keskpargi ja aastate näitel. Ole hea istu, siis on mikrofon hea kuulda. Joo. Mina olen siis Johanna-Maria Tõugu. Mina olen Tartu Ülikoolis tudeng. Mina õpin semiootikat ja täpsemalt keskendun biosemiotikale. Ja mina noore inimesena tundsin, et maailm vajab mind ja tundsin, et seadused, need ei aita meid väga palju ja ka need ametnikud. Ja siis ma otsustasin, et ma lähen võitlen ise ja sellepärast ma siis olen politiseerunud ja läksin õppima ka riigiteadusi. Nii et proovin ühendada keskkonnakaitset ja samal ajal poliitikat teha rohkem inimsõbralikumaks. Ja ma olen siis mõelnud, mis on meie kõige suurem rikkus. Ja mina arvan, et meie kõige suurem rikkus on elu. Ja elurikkus ongi elurikkus. Aga siinkohal on väga oluline ka meeles pidada, et loodusseadusi ei huvita see, kuidas me asjadest räägime, mida lubatakse, mida räägivad poliitikuid, vaid loodusseadusi huvitavad faktid ja päris teod. Ja mida meile siis räägitakse? Meile lubatakse üldplaneeringus, et peetakse lugu igast puust ja lubatakse istutada iga maha raiutud puu võimalikult samasse kohta, siis uus asendus. Me oleme alla kirjutanud kliimakavadele ja kokkulepetele. Meil on eesmärgid, rahvusvahelised ja suured tähtsad, mis mõjutavad meie kõigi elusid. Aga nagu me näeme, siis meid petetakse, sest elurikkuse sildi all teostatakse hävitustööd. Linnakeskusesse tuuakse kastidega heina, pannakse maha plastikmuru ja siis küsitakse, aga miks te rahul ei ole? Ja selline hävitustöö toimub nii Tartu linnas, aga ka tegelikult ka kogu Eesti pinnal ja ka globaalsel tasandil. Meil ei ole need kõige suuremad kahjud veel kohale jõudnud. Sina just rääkisid, et sinu koduaias lausa juba need kliimamõjud terendavad, aga maailmas on ka kohti, kus päriselt inimesed kannatavad igapäevaselt janus, põuas, näljas. Ihaste mets, nagu me kuulsime, väga eriliste liikidega roheala, sanatooriumipark, väärika, kultuuripärandika ala ja keskpark, kesklinna, minu arvates ebaõiglaselt vaeslapse rolli jäetud roheline saareke. Need kõik on tohutu ehitussurve all ja meile räägitakse ikka veel ärimeeste ja otsustavate jõudude poolt juttu, nagu need oleksid väärtusetud alad, looduskaitsed on hullud ja midagi päästa ei olegi mõtet. Aga mind kui noort inimest puudutab see isiklikult. Minu tulevikust, Eesti kultuurist ja pärandist röövitakse iga hävitustööga järjekordne tükike. Mida ma siis oma lastele näidata saan? Kui minust saab noor ema, siis kuhu ma oma lapsega mängima lähen? Ja nad ütlevad meile, noortele ja lastele, et ärge muretsege, me teeme selle korda, usaldage meid, sest me lubame, et me ei vea teid alt. Ja pealegi ärge olge nii pessimistlikud. Aga ma ei ütleks, et me noored oleksime pessimistlikud, me oleme realistlikud. Ja me ei lähe kaasa rahva lollitamisega, sest mingile ärimehele oli see tehing kasulik. Ja mina luban, et minu generatsioon, me ei ole rumalad ja me ei lase meie kõige suuremat rikkust niisama ära anda. Ja me ei anna alla. Ja need, kes seda hävitustööd teevad, vaid nemad on alla andnud.
Nemad lasevad status quo'l oma soodu minna, sest nad loodavad, et meie langeme masendusse ja anname alla, nagu nemad on seda teinud. Nad ütlevad meile sirge seljaga, et meie elu läheb paremaks selle arendusega, aga tegelikult nad ei ole meile noortele kindlustanud meie tulevikku. Meie keskkond ja meie tulevik on hävinemas ja nemad ütlevad, et nad armastavad oma lapsi üle kõige. Väga silmakirjalik. Niisiis meie tulevik on aina enam betooni, klaasi ja asfalti nägu. Ja minule aitab rohepesust. Mina ei taha seda enam näha, mina ei kannata seda enam ja keskkond ka ei kannata seda välja. Arendajate pidev enese roheliseks maalimine on üks põhjustest, miks me oleme täna kliimakriisis ja sellest räägivad kõik teadlased ja viimased kliimaraportid. Me oleme ka keset massilist väljasuremist. Liike sureb rohkem välja, kui neid täna juurde avastatakse. Aga need kõik liigid on meie maaelanikud. Kõik liigid on meie kaasmaalased. Olgem siis nende suhtes empaatilised, sest see, mis toimub nendega, toimub meie endiga. Kogu biosfäär, nagu me teame, on võrgustik, mille osad on omavahel kõik seotud. Siit toodi ka väga häid näiteid, et loodus on väga kasulik tervisele väga mitmel moel. Olen teadlik, et mõnel inimesel ei olegi empaatiat. Ja see on okei, sellest pole hullu, sest ka enesekesksus tuleb siin kasuks. Ökosüsteemi teenused on sellised teenused, mida pakub meile keskkond oma loomulikus toimimises. Kui palju maksaks eurodesse arvestades näiteks päikese paistmise teenus või värske õhu teenus, vihma sadamise teenus või müra summutamise teenus? Need summad on nii röögatult suured, et me ei suudaks neid isegi tajuda. See tähendab seda, et majanduslikult on kõige mõistlikum lasta loodusel teha oma tööd nii, nagu see ongi loodud. Kui see süsteem häirub, on kompensatsioonihinnad väga kõrged. Mõelgem näiteks happevihmade hävitavale jõule, üleujutustele või põuale. Ja seesama maja, kus te elate, ma arvan, et kindlustuskahjud ei ole seal ka väga väikesed. Nii et loodus ei ole mingi tilu-lilu, vaid ka tõsine majanduslik ja ellujäämise küsimus. Kuidas me siiski siis ellu jääme? Kuidas me kestma jääme? Eestlastena, tartlastena, maaelanikena. Me jääme kestma vaid siis, kui me jääme kindlaks oma juurte juurde, nii otseses kui ka kaudses mõttes. Ärgem hävitagem oma juuri. Nii jäävad kestma meie sugupuud ja meie saame Eestina edasi kasvada. Ja nagu ma ikka kordan, siis park jäägu alles. Et meil ikka veel on lootust, kui noored niimoodi mõtlevad. Kas keegi tahab küsida midagi või täiendada? Kas te olete nõus seda kõnet tegema artikliks Postimehe sisse? Hea meelega, sest kui seda võetakse siin hästi vastu, siis olete tõesti nõus seda tegema. Hea soovitus. Tänada Johanna-Mariat ja veel suurem hea meel on, et minu laste ja minu lastelaste põlvkond on muutumas üha aktiivsemaks ja see annab meilegi vanaemadele lootust. Linnavolikogu koosoleku ja ma teavan sellest, et on seal raamatukogu ees protest. Jah, ma panin meilile vist selle kutse ka, et tõesti, et homme siis on raamatukogu ees meeleavaldus. Linna raamatukogu ees. Ülikooli ja Struve tänaval vist. Ja seal siis toimub ärasaatmine või jutumärkides tänuavaldus viimasele linnavolikogule. Ja vist kingitakse ka neile puuhalud igale volikogu liikmele.
tahtnud sõna võtta, eks ole? Põletame. ma paar sõna, ma ei hakka pikalt rääkima, aga pane see